Tänases Makita tööriistakoolis ma tahaks tulla tagasi ühe tegelikult juba nähtud tööriista juurde, millest me oleme rääkinud üsna mitmes enda saates. Kes tahab näha neid eelnevaid jutte, kindlasti otsige üles arhiivist ja vaadake järelvaatamisega ka eelnevaid saateid. Aga see tööriist, millest ma räägin, on selline põnev multitööriist. See on siis varre otsas mootor, mille otsa saab panna kõik võimalikke erinevaid töövahendeid. No tegelikult siia otsa käib murutrimmer, hekilõikur, kultivaator, kettsaag. Antud hetkel on siis sellel tööriistal otsas selline teepuhastusseade. Ja miks ma sellest räägin? Just talvel on see, et tegelikult talvel on ka aias vaja ikkagi teatud hooldustöid teha. Üks hooldustöö, millega me kokku puutume, kel vähegi aed on lumekoristus. Ja tõepoolest, see selline multitööriist on lume koristamiseks suurepärane. Õigupoolest on siin isegi 2 moodust, kuidas seda lund selle tööriistaga koristada. No, üks koristamismoodus on seesama selline lamellidega ketas, millega siis saad sa ka sellise natukene märjema ja raskema lume ära pühkida. Ühtlasi see koristab sul ära võib-olla sellise lörtsiseguse sodi, võib-olla oksa ja ka männi okkasegu tee pealt. Ja teine variant on kasutada siis puhurit. Tegelikkuses ju me teame, kui talv algab, siis esimene lumi on alati niisugune mõnus, kohev, lendlev. Võib-olla isegi natukene tüütu on seda labidaga kokku ajada, sest ta lendab sul labide pealt osaliselt minema. Aga nüüd puhur on selline asi, millega sa saad selle väga mugavalt ära lükata, täpselt samamoodi, nagu sa sügisel said lehti koristada. Tõsi, kui lumi läheb sulaks, siis puhuriga ei ole ju enam mitte midagi teha, sellepärast et sula ja raske lumi enam sellele ei allu. Puhuri üks populaarne kasutuskoht on päikesepaneelide puhastamine. Nimelt päikesepaneele installeeritakse meil tänapäeval aina rohkem ja rohkem, see on populaarne valdkond. Ja kui me nüüd räägime viimase elektrihindadest ka, siis ma arvan, et see aina populaarsemaks muutub. Aga kuidas neid puhastada? Ühel juhul loomulikult, kui nad on sul väikesed ja maa peal võib-olla käid harjaga üle, aga teinekord on nad suuremad, pikemad, ulatuvad maast kõrgemale, siis enam ei ulata. Ja ulatamise seisukohalt selle multitööriista juures on veel üks eriti hea omadus. Nimelt eksisteerib selline pikendus. Ehk et siis, kui sul on ka sellised 2-3 meetrit kõrged päikesepaneelid maast, siis sellega kannatab täitsa kenasti nad ilusti tervenisti lumest puhtaks puhuda. Aga siinkohal jälle ma soovitan ikkagi puhtaks puhuda siis, kui lumi on värskelt sadanud, sellepärast, et kui ta nüüd sulab, nagu meil praegust ka saate võtte ajal on selline sattunud sulailm, siis seda sulalund enam selle puhuriga nii kergelt sealt pealt maha ei saa ja siis peab juba harjaga nühkima. Nüüd neid multitööriistasi on tegelikult mitu tükki. Valikus on neid lausa 3. On olemas ühe akuga 18-voldisega, on 2 18-voldisega ja on see, mis mu käes on uus XGT seeria akuga tööriist. Ja täpselt samas järjestuses, nagu ma neid loetlesin, on ka nende võimsus. Kõige väiksem on siis kõige väiksema võimsusega ja XGT akuga on kõige suurema võimsusega. Ja võimsus mängib ka nende tööriistade juures siiski väga olulist rolli. Näiteks, kui me räägime puhurist, siis mida võimsam seade sul on, seda suurema ja tugevama õhuvoolu sa saad. Ehk siis need samad koristustööd, mida sa selle puhuriga teha tahad, olgu siis sügisel lehed või talvel lumi, siis see võimsam õhuvool suudab loomulikult ju koristada natukene raskemat ja paksemat materjali hulka. Samas võib-olla mõne lihtsama töö jaoks, näiteks lihtsalt muru trimmerdamine kuskilt maja seina äärest, piisab täiesti sellest kõige lihtsamast tööriistast. Aga jällegi, kui me võtame näiteks hekilõikuri, vaadake jälle järelvaatamisest ühte varasemat saadest, kus me hekilõikurit näitasime, siis võimsus mängib väga suurt rolli. Kui ikkagi lõikame hekki, kus on juba sellised pöidlajämedused oksad, siis võiks olla see masin natukene võimsam, et ta lihtsalt kinni ei kiilu. Nagu võimsatel masinatel ikka, kiiruseid on mitu, on ka tagurpidi käik. Tagurpidi käik on selle jaoks, et näiteks trimmeriga kerid rohu vahele või siis näiteks hekilõikuriga jääb natuke kinni, paned korra tagurpidi käiku, saad tööriista lahti. Ja XGT 40 volti aku, et see on tegelikkuses tulevik. See on võimas aku, selle peale tuleb aina rohkem tööriistu, eriti just tööriistu, mis vajavadki rohkem võimsust. Et kui me võtame näiteks erinevad saed, näiteks järkamissaed, siis suurema materjali lõikamisel on ju vaja palju rohkem võimsust. Ja nii ka tegelikult nende multitööriistade juures, et võimsam aku annab sulle ikkagi võimsama tööriista. Ja nüüd, kui me selle talvise tööriistakomplekti veel täiulikuks teeme, siis tegelikkuses peaks seal komplektis olema ka kettsaag.
ja kettsaag peaks seal olema sellepärast, et kui te ikkagi haias koristustöid teete, siis on üsna tavaline, et lumeraskus all mõni oks murdub. Ja siis on ka see vaja kätte saada. Teinekord on ta niimoodi pool ripakil seal õunapuu küljes veel või kuskil männi küljes, pikendus vahele, sellega ulatab päris kõrgele, et ka selle oksa kätte saab. Nii et minu soovitus oleks, kui endale selline multitöörist soetada, siis talvekomplekti sellised põhivahendid võikski olla lamellhari, millega siis teid puhastada, puhur, et lund puhuda ja kettsaag. Ja sealt edasi siis saab suveks juba juurde vaadata endale kõik erinevad tööriistad, mida suvel võib vaja minna.